niiviisi, mul on siin üks auto, mis tahab korralist hooldust. Sellest, mis on eriolukorraga muutunud, et korralised hooldused oleksid kõigi jaoks turvalised, räägib meile Toyota Amserv Järve esinduse järelteeninduse juht Mairo Romandi. Tere Mairo! Ma vaatan, et kohe kui mina siin autost väljusin, sa võtsid kuidagi instinktiivselt sammu tagasi. Et mis teil siin veel muutunud on? Muidu ma ju tuleksin esindusse sisse, tooksin võtmed kellegi kätte, kontakte oleksin mitmeid. Et kuidas see nüüd turvalisemaks tehtud on siis kõigi jaoks? Täna tulenevalt eriolukorras siis oleme kasutusele võtnud kõik võimalikud ohutusmeetmed, kus me siis desinfitseerime, kasutame kaitsekindaid, autode roolikatteid, istmekilesid ja uue teenusena on meil olemas ka Amserv 24/7 iseteenindus, mis tähendab siis seda, et klientidel on võimalus jätta oma autovõtmed meile 100% kontaktivaba. Ja seda siis mis iganes teenuse puhul, olgu siis hooldus, autopesu, rehvivahetus või ka teine ülevaatus. Aga ütleme, et mul on mingisuguseid spetsiifilisi juhiseid või palveid nendele inimestele, kes mu autoga tegelevad ja ma soovin tulla ja vahetult suhelda ja öelda, et vot minu autol ikkagi tahaks tegemist see ja pöörake tähelepanu vot tollele, et kuidas see turvalisemaks on tehtud kliendi ja teie jaoks? See võimalus on jätkuvalt klientidel olemas, selle jaoks oleme vahetult välisukse juurde pannud kõigepealt käte desinfitseerimisvahendid klientide jaoks, samamoodi desinfitseerime iga natukese aja tagant järjekorra automaati, mida klientidel on paratamatult vajalik puudutada. Ja samuti oleme paigaldanud klienditeenindajate ja klientide vahele klaasist siis nagu turvaklaasid, just selleks, et vähendada pisknakkusohtu. Aga ütleme, et käimas on mingisugune pikaajalisem hooldustöö või remonditöö. Kas kliendil on võimalus siin saada ka vahekokkuvõtte oma töödest? Kas selles osas on midagi muutunud? Tõepoolest, täna on saanud Toyota hoolduse täiesti võib öelda standardseks osaks juba siitnäo video, mis tähendab siis seda, et hoolduse jooksul, kui auto on üles tõstetud, siis tehnikud teevad auto video ja lisavad sinna omapoolsed kommentaarid siis auto pidurite ja veermiku seisukorrast. Ja selle siis me edastame läbi hooldusnõuniku teile siis kas e-maili või telefoni peale, kus siis klient saab väga hea ülevaate, olenemata üldse, kas ta on koha peal, on ta kodus arvuti taga, et niisugune ülevaate video. Aga võtame nüüd vastupidise olukorra, et ma tean, et mul on mingisugune poole tunni hooldus. Ma ei taha esindusest selleks ajaks üldse ära minna, vaid siin oodata. Kuidas siis on, kas teie ooteala kasutamine on klientidele lukus või mis sellega tehtud on? Oleme ka kliendi ootealad viinud siis samamoodi vastavasse eriolukorraga, mis tähendab seda, et kliendi toolid me oleme viinud teineteisest 2 meetri kaugusele, paigaldanud sinna ka desinfitseerimisvahendid, korjanud ära ajakirjad, kõik sellised asjad, mis siis võivad viirust edasi kanda. Ühesõnaga, te olete omalt poolt võtnud kasutusele erinevad meetmed nii klientide kui enda töötajate kaitseks. Kas sul oleks klientidele veel võib-olla jagada mingeid julgustavaid sõnu, nõuandeid? Jah, omalt poolt kindlasti julgustan kliente toiminguid ja korralisi hooldusi remonte mitte edasi lükkama, vaid kindlasti meile aeg broneerida ja hoolikalt läbi mõelda ning broneerida kõik toimingud ühele visiidile või külassule, et teha ühe korraga nii hooldus, rehvivahetus või ka tehasepoolne tagasikutsumine. Uue auto ostmine on praegusel kriisi ajal selline ettevõtmine, mille käigus tõenäoliselt kontakti vältida ei saa. Aga nüüd oleme me siin ja uurime Elke Mustakivi tegevjuhi Raido Rosenfeldi käest, mida nad on omalt poolt teinud, et see protsess oleks võimalikult turvaline. Tere, Raido! Tervist, Elli! 2 meetrit. Võtan kohe sammu tagasi. Kuidas siis praegu teil siin olukord on? Auto ost kui selline on ju, kontakti ei ole põhimõtteliselt võimalik vältida. Mis te olete omalt poolt teinud, et nii teie töötajate kui klientide jaoks oleks see asi nüüd võimalikult turvaline? Jah, esmatähtis nii meie oma töötajate kui ka klientide puhul on loomulikult nende tervis. Ja tänu sellele koroonakriisile me oleme nii mõndagi siin muutnud, alates siis sellest, et desinfitseerimisvahendid on kõikide sissepääsude juures, on teenindajate laudade peal ja neid pindasid, kus võib klient midagi puudutada, töödeldakse vahenditega mitu korda päeva jooksul.
Lisaks on loomulikult olemas ka sellised kaitseekraanid teenindajatel, teenindusletis on olemas siis vahemaad, tähistavad tähised teenindusalas, et kõik need meetmed on meil täna kasutuses. Ma lisan seda, et me töötame tegelikult tavarežiimis, et me midagi muutnud ei ole, et see klient, kes on harjunud käima Elke salongides tavapärastel enda jaoks mugavatel aegadel, siis seda saab ka täna teha. Aga nüüd auto ostu käigus on ju see, et ma tahaks ikka võimalikult hästi teada, mida ma ostan, et mis on see eeltöö, mida ma lisaks näiteks netis arvustuste ja infolehtede lugemisele veel teha saaksin enne, kui ma otsustan auto osta? Kindlasti on üks parim infoallikas andmete leidmiseks meie koduleht elke.ee. Seal on detailne informatsioon kõikide autode kohta, tehnilised andmed, baasvarustused, samatmoodi on kodulehe peal täna uue asjana käivitatud meil chat, mille taga on reaalne spetsialist, kas siis müügiosakonnast või siis hooldusosakonnast ja vastab siis nii-öelda laivis kliendi küsimustele, et ma arvan, et see on üks kõige kiiremaid viise. Uue asjana me oleme lansseerimas ja täna just tegelikult lansseerisime e-Elke ka, et videote tegemine auto kohta on meil selline uus projekt, seda videot saab teha niimoodi, et nii uue auto kohta kui ka kasuta auto kohta, et siis juba kui see konkreetne masin, mida klienti huvitab, on meil salongis olemas, siis saame me seda teha. Üks variant sellest on nii-öelda video, kus müügiinimene räägib lihtsalt sellest autost, teine variant on juba selline nii-öelda, kus on kliendiga dialoog, et siis videokõne vahendusel, et kui on mingisugused spetsiifilisemad küsimused, et siis saab nendele läbi videokõne vastused. Aga proovisõit, et kuidas see toimub? Kui proovisõit toimub näiteks teie müügiinimesega, siis kas ta istub autos diagonaalis juhist võimalikult kaugel või kas ta kannab isikukaitsevahendeid, kas juht peaks kandma isikukaitsevahendeid, kui jah, siis kas ta peaks kasutama enda omi või saab need näiteks teie käest? Isikukaitsevahendid saab meie käest, kui klient seda soovib. Me täna oleme klientidele soovitanud seda, et proovisõitu ta teeks ikkagi ise. Me tutvustame seda autot eelnevalt, kas siis saame teha selle sama videorakenduse kaudu või siis telefoni teel, aga me väldime neid kokkupuutepunkte kliendiga. Kõik proovisõiduautod on enne proovisõitu desinfitseeritud, ehk siis need pinnad, millega klient kokku puutub, on töödeldud spetsiaalse ainega, et just vältida seda nakatumise ohtu. Ja nüüd see auto kättesaamise protsess, see on ka selline asi, et tihti ikkagi toimub see ju otse müügiesinduses salongis. Kas see on kuidagi kontaktivabalt võimalik, et auto tuuakse näiteks mulle kodu ukse taha? Kui me räägime nüüd sellest, et sa oled ostnud selle auto, siis kõik dokumendid, mis on seotud finantseerimisega, mis on seotud ostmisega, need on võimalik ajada korda kaugteel, allkirjastades siis need digitaalselt. Kõik dokumendid ajame meie siin koha peal ise korda ja saadame siis sobival viisil kliendile. Nüüd auto toimetamist kliendile meil seoses selle kriisiga ei ole küll küsitud, aga me oleme seda varemalt teinud, et kui klient seda soovib, siis me kindlasti selleks lahendusega leiame. Hüva, mina sain oma küsimustele igatahes vastuse. Aitäh sulle, Raido! Aitäh teile!